romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänase saate külalised on Kelly ja Kaarel Kuslap, kes nimetavad end täiskohaga reisijateks, kes siis muuhulgas tegutsevad ka alpinismi giidina. Tervist! Tere! Kelly, sinul on magistrikraad juuras ja Kaarel sinul ehitusinsenerina, on mul õigus? Jah, vastab täitsa tõele. On nii, jah. Aga te kumbki oma erialal vist ei tegutse, et miks see niimoodi on läinud? Ja ma alustan siis, et läks nii, et õppisin ja ülikoolis 3. aastal ma sain aru, et ma ei jaksa kontoris istuda ja päevast päeva joont tõmmata. Ja siis selle kõrval käisin hästi palju matkamas ja meil tekkis siis alpinismi trennis võimalus teha trenne, anda trenne ja töötada treenerina. Ja kuidagi sealt läks see lumepall veerema, et mingi hetk, kui ma ülikooli lõpetama hakkasin, siis mul enam eriti palju ei olnudki aega tööl käia, sest kõik need nii-öelda hobitööd ja kõrvaltööd olid võtnud nii palju aega ära. Ja nii kui ma ülikooli kõrghariduse kätte sain, siis oligi käes otsus, et kõrgharitud töötu. Ma ei teagi, kurb vist või on õnnelik pigem, et niimoodi läks? Pigem ma arvan, et see on õnnelik, et kui sa ise tead, mida sa teha tahad elus, siis see on ju täpselt see, et mida sa oledki otsinud. Ega ülikool meil on ju ka samamoodi, et me tegelikult otsime ennast, otsime seda kohta enda elus, et mida sa elus tegelikult teha tahad ja kellele see haridus toetab, siis nendel on hästi läinud, aga mõnikord ei lähe nii hästi, et siis kuidagi teistmoodi mängib välja see. Kelly, kuidas sinul läks siis niimoodi, et juristi sinust ei saanud? Üsna sarnaselt, aga natuke hiljem tuli mul see, et mul oli põhikoolist alates kindel plaan, et mina tahan saada juristiks, siis hiljem see muutus, et ma tahan saada prokuröriks, täpne plaan, kuidas prokuröriks saada, lähen kõigepealt, olen hea uurija ja siis ma olin seal uurija ja ma sain aru, et mulle nagu üldse ei istu, see hästi raamides töö, vähe loovust, kindlal kellaajal oled kindlas kohas paigal, et siuke nagu suhteliselt kiiresti tekkis läbipõlemine, ma tundsin, et ei saa olla mina ise ja samas riigitööl 35 kalendripäeva küll, on natuke pikem puhkus, aga see oli ikkagi liiga vähe, et mägedes tahaks ju kauem käia ja siis kuidagi sarnaselt Kaarlile ja leidsin, et tuleb see eluke natuke ümber seada teises suunas. Aga see murranguline hetk, mida te siin mõlemad kirjeldasite, olite te sel ajal koos või abielus või need asjad juhtusid eraldi ja siis te jõudsite kuidagi üksteiseni? Me oleme tegelikult koos olnud juba praeguseks vist 8 aastat, et see murranguline hetk oli 3 aastat tagasi, et jah, me koos kasvasime sellesse suunda, et tahaks olla täiskohaga reisijad. Et see arusaam pigem tekkis niimoodi ka, et see kalendripäevad, mis puhkust on antud kontoritööl, et me saime aru, et sellest jääb väheks ja samas me saime aru, et kontoritööl on võimalik päris hästi raha teenida ja meil käis mingi klõps ära, et tegelikult elus on hetked olulised, mitte ei ole raha oluline ja loobusime nagu sellest heast finantselust ja saime neid hetki omale juurde tekitada ja natuke vähema rahakuluga siis. No me oleme seda täiskohaga reisijat siin maininud, mina olen maininud, sina oled Kaarel maininud, mida see tähendab siis ja kust te raha saate ikkagi, sellepärast et natuke ikkagi on vaja raha, et ringi liikuda maailmas. No seda natuke on ikka vaja küll, aga mitte liiga palju. Vaata, ongi, et oleneb, et kuidas moodi sa liikled seal ringi ja mida sa teed, on ju, et mõnel juhul on väga vähe vaja, mõnel juhul ikkagi tahaks juba natuke priisata. Mida rohkem sa oled valmis mugavustest loobuma, seda vähem sul tegelikult vaja läheb. Just. Aga mis siis nüüd ongi, et mida see tähendab see täiskohaga reisija ja kus see raha siis ikkagi tuleb, see natukene või siis natuke rohkem? Meil elu ülesehitus hetkel on niimoodi, et me oleme tööl ägedas matkaklubis nagu Elamus Plus ja selle organisatsiooni alt siis töötame reisijuhtidena.
et enamus reise, kus me käime, seal tegelikult me õpetame ja aitame inimestel käia liustikul ja käia kuskil tippudes, mis on nende eluunistused ja pakkuda neile turvatunnet nendele tippudele minekul. Et kui me näiteks võtame Mont Blanc'i, siis see tundub ilmselt sulle ka väga hirmutav väljakutse, kuhu ilmselt võib-olla kunagi ei jõuagi, aga tegelikult ei ole sinna minekuks üldse palju eelteadmisi vaja, et pigem on vaja lihtsalt füüsilist vormi, et kui oled näiteks maratonijooksja või lihtsalt aktiivse eluviisiga ja käid pidevalt liikumas, siis see on see baas, mida tegelikult vaja on. Ja siis lisaks tuleb juurde kõik see ohutus, et liustikul liikudes näiteks võib kuskile lõhesse kukkuda, köied tulevad mängu, kirkad tulevad mängu, liustikukassid tulevad mängu, et seda poolt siis me õpetame koha peal ja aitame, et see on see väljund, mida me koha peal pakume ja ühtlasi me oleme siis ise ka reisil nii-öelda. Põhimõtteliselt te töötate küll, aga lihtsalt teie töö on reisimise nüüd. Just, ja kui me ei ole reisil, siis meil on ka Eestis palju seda toetavat tööd, ehk siis mina teen sellele samale Elamus Plussile sotsiaalmeediasse sisu, siis me anname alpinismi trenne Tartus Köiesaalis ja nii üht-teist veel, et mis iganes vaja on teha jooksvalt, et me oleme väga avatud igasugustele huvitavatele projektidele alati. Aga ikkagi see alpinism, kuidas see mängu tuli, et te kirjeldasite siin, kuidas te tüdinesite oma rutiinsest tööst ja siis ühtaegu midagi nii ekstreemset nagu alpinism. Kus see siis tekkis? Kuidagi jooksvalt. See tuli niimoodi, et ma olin vaadanud palju filme, a la Everest ja Mont Blanc'i mingid ajaloofilmid ja siis ma ütlesin Kellile, et lähme matkame ringi ümber Mont Blanc'i. Tavaline matkarada, kuskile lume peale ei lähe, seljakott selga ja 9 päeva telgiga lihtsalt muru peal jalutamist. Ja siis, kui me olime iga külje pealt selle Mont Blanc'i ära vaadanud, siis mul oli nägemus, et võiks sinna otsa ka ronida. Et mingid algsed teadmised mul olid olemas, Kelly ei olnud väga vaimustuses sellest mõttest. No ma ei uskunud, et me jõuame sinna, see on nii suur ja kõrge, aga sa nii tahtsid, siis ma mõtlesin, et no lähme proovime, vaatame, kuhu me jõuame. Oota, sellel samal tripil, kui te pidite ümber Mont Blanc'i? Pärast seda küll, jah. Ma mõtlesin, et kuidas see nagu järsku läksite sinna otse. Me tegime seal 9 päeva ära ja siis pärast, siis ma olin mingi, no las ta proovib siis, et ega me tippu niikuinii ei jõua, aga ma võin ju kaasas jõlkuda. Ja siis sidusin Kelly köie teise otsa ja hakkasime vaikselt minema. Siis Kelly vahepeal nuttis, vahepeal olid need vaimsed murdumishetked, aga siis läksime rahulikult edasi. Üle piiride selles mõttes ei läinud, et Kelly oleks teadvust kaotamas või midagi, lihtsalt tal oli vaimselt ja füüsiliselt väga-väga raske. Ma ei olnud vaimselt üldse valmis selleks, sest et ma olin terve selle aja, kui me üles läksime, mõtlesin, et ega me tippu ikka ei jõua, aga siis mingi hetk tekkis see arusaam, et oota, aga äkki me jõuame. Ja siis läks raskeks, siis ju tahaks jõuda. Aga nutsid sa nüüd mille pärast siis? Et sa kartsid või miks? See on nii huvitav, seal tekib alati natukene tippu paljudel inimestel see lootusetuse tunne, et ma ei jõua ju tippu. Ma lihtsalt ei jõua ju, kuidas ma jõuan. Aga tegelikult see hetk, kui sa arvad, et sa ei jõua, sa jõuad veel mingi 50% või ma ei tea, mis see protsentuaalselt on, aga et su aju ütleb sulle enne, et sa ei jõua, kui su keha tegelikult ei jõua. Sa pead lihtsalt läbi pressima sellest. Kui kõrge see üldse on? 4807 peaks see aasta olema. Iga aasta on meeter siia-sinna, sest lumi sulab või lund sajab juurde. Ja kui pikalt sinna tippu siis ronitakse? Mägedes alustatakse hästi vara hommikul, et me hakkasime kella 1 ajal öösel minema ja siis esimene 800 tõusumeetrit kividel turnimist oli pimedas ja me olime tipus kella 10 hommikul. Et siis sai päiksetõusu vaadata. Nii kiiresti või? Käib see asi või? Jah. Tagasi on ka vaja minna veel. Tagasi on ka vaja minna, jah. Õnnetused juhtuvad alla minnes alati, siis kui sul on juba see tehtud. Et nüüd võib lõdalt võtta. Et tippuminek on füüsiliselt raske ja allaminek on vaimselt raske. Et siis me kella 6 õhtul jõudsime alla laagrisse tagasi. Mis seal siis, mis õnnetused seal siis juhtuvad tagasi minnes? Kui me võtame Mont Blanc'i näiteks, siis seal on üks lõik, kus kive võib pähe kukkuda
et need liustikud kujutate ette, on ju, et on suured jäämassiivid ja öösel ilmselgelt on jahe ja jahedas kõik see jäätub ja siis ei ole väga ohtu. Aga kui peale lõunat alla tulla, siis jää hakkab sulama ja jää seest sulavad kivid välja ja need kivid võivad potsatada sinu otsa. Ja need mõnikord on autosuurused kivid, et siis peab hästi ettevaatlik olema, jälgima hästi-hästi hoolega, et ette ei jääks. Ehk siis sa ei saagi tegelikult midagi muud teha, kui lihtsalt passida peale, et kuskilt kive ei kukuks. Ja see on see üks lõik, jah. Et kus niimoodi natukene on sellist õnnemängu, aga ei üldiselt mägedes laskumisel kõige suurem oht on see, et sa oled väsinud ja sa hakkad oma tähelepanu kaotama. Sa ei pane enam tähele, kui täpselt sa kuhugi jalgu toetad, kuhu sa astud ja pluss siis kurnatus üleüldiselt, et sa mingi hetk võib-olla ei jõua enam. Et alati üles minnes tuleb nagu arvestada seda, et see on ainult pool maad. Et sa pead alati olema teadlik, et sul on nagu pärast ka jõudu. Aga kuidas sa seda arvestad? Et ma lihtsalt mõtlen, et umbes, et et Liina, peameeles, sa pead veel alla ka tulema, aga ma pean nagu selles mõttes see mõte ju ainult ei aita või aitab või? Aitab natuke ikka, et seal ei tohi tekkida kindlasti tipupalavikku nii-öelda, et näiteks, et oled vaadanud filmi, kus mees või naine ütleb oma mehele, et sa pead käima seal tipus ära, muidu ma jätan su maha. Ja siis mehel on see täielik kinnisidee ja tipus on juba peaaegu teadvust kaotamas, et kaob see kaine mõtlemine ära, et ma olen juba kuskile viimase piirini ennast lükanud. Et sealt alla tulles võivad need õnnetused väga kergesti juhtuda. Ja lisaks on alla tulles see ka, et kõik see lumi muutub pehmemaks, et kui me liustiku peal kõnnime, siis liustiku sees on liustikulõhed, mis on sellised mõnikord 100 meetrit sügavad praod ja need on lumega kaetud ja siis see lumi muutub pehmeks ja sa võid sealt läbi kukkuda, et hommikul minnes see kõik on jääs, et siis on see oht on väike, et sa kuskil auku kukud selle tõttu, et lumi jalge alt ära kaob. Aga kuidas sa saad seda tagasi tulles vähendada see ohtu, et sa lihtsalt passid peale, et mingid sellised ohtlikke kohti ei ole või? Kõies kõnnid sõpradega, et üksi üldiselt liustikul on väga-väga ohtlik, sest et sa kukud, aga sellepärast näiteks pannaksegi liustikul köide, et ongi 3-4 inimest ühe köi otsas, keegi kukub, siis ülejäänud peavad ta kinni. Et tegelikult neid ohte ja riske saab maandada väga edukalt, kui sa tead, mida teha seal täpselt. Et ongi mägedes üksi käimine põhimõtteliselt on enesetapp. Et alati tuleb käia grupiga ja just kui on sellised lumised ja klassikalisemad mäed, need valged ilusad, et sinna üksi ei tohi mitte mingil juhul minna. Valgetest ilusatest mägedest rääkides, kas teie käite ainult seal lumistes tippudes matkamas või näiteks sellised mõnusad jalutuskäigud ümber kõrgete mägede saab ka teiega koos teha või kuidas sellega on? Meiega saab käia küll rohkem. Meiega saab jalutamas käia küll. Rohkem jalutamisstiilis mägedes. Näiteks me lähme Marokosse sügisel, et seal on ainult natukene lund ja seal on selline jalutamine pigem. Me rohkem oleme spetsialiseerunud sellele tehnilisele alpinismile, et rohkem saab liustikul käia meiega küll, jah. Ja me ise käime veel nagu rohkem isegi kaljusematel tippudel, kus on vähem lund, rohkem on niisugust kaljuronimist. Aga jah, mida vaja on, et me oleme ise ka loomingulised, et tahame vahepeal avastada mingeid põnevaid kohti, et siis me teeme rohkem ka matkamarsruute sinna poole ehk tulevikus. 3 aastat tagasi meil oli, kui me olime selle ringi ümber Mont Blanci ära kõndinud ja veel natuke käinud alpinismi tegemas, mis tuli mõte, et Alpides on lisaks selle ümber Mont Blanci ringile, mis on hästi tuntud ring ja kus igal lõigul on umbes 100 jaapanlast su ümber pilte tegemas, on üks teine väga kuulus matkarada veel, et teeks selle läbi. Ja see matkarada võtab umbes 10 päeva aega. Me olime kõndinud 4 päeva, ma arvan, ja siis ma nägin, et on üks ilus mägi meist paremal.
siis ma kuidagi olin täiesti lummuses sellest mäest, ilus terav püramiid, näeb välja ohtlik, näeb välja siuke väljakutse ja järgmine päev ütlesin Kellile, et kuule, et minust ei ole kõndijat enam. Ja siis sõitsin rongiga auto juurde tagasi, tõin auto järgi, võtsime sealt oma köied ja muu selle tehnilise tavaari ja siis läksime hoopis seda ronima, et sinna meie see teine suur matkarada Alpides jäi. Teid ikka kisub sinna kõrgustesse, eks ju? Mulle ka väga hästi sobis see plaan, sellepärast et minu jalad olid nii läbi sellest. See matkarada oli väga raske minu jaoks. Ja kui Kaarel ütles, et kuule, jätame pooleli, lähme hoopis sinna tippu, siis see tundus nagu jess, see on palju lihtsam. Kuidas see võimalik on? Mulle elus ei tunduks mäkke ronimine lihtsam kui lihtsalt kõndimine. See on kergem kott. Puhtalt selle pärast. Ei, Aga see ometi sa ju pead üles poole ronima, et selles mõttes see ei tundu mingiski otsas lihtne tegemine. Keerulisematel marsruutidel on äge see, et sa hakkad mõtlema igal sammul, et kuhu ma panen oma käe ja kuhu ma panen oma jala. Ja siis sa oled nagu teises dimensioonis natuke, et kaob ära see raskus, mis on lihtsalt mäkke kõndides. Et kui me lähme näiteks Tuhamägedele matkama ja kõnnime seal päev otsa üles-alla, siis see on selline nüri tegevus, et me hakkame tundma, et jalad on valusad ja tagumik jääb valusaks ja selg jääb valusaks. Aga kui nüüd minna Tuhamägede sinna tagumisele nõlvale, kus on meil hästi järsk ja me peame kätega puujuurikatest kinni hoidma, siis terve aja me tegelikult mõtleme sellele, et kuhu me oma käe paneme ja kuhu me oma jala paneme. Ja see põnevus tegelikult kustutab meil ära ajus selle raskuse. Et siis sa oled kogu aeg tegevuses, kogu aeg on midagi teha, kogu aeg on põnev. Te vist käite eelkõige Alpides mägedes matkamas. Nii on nagu läinud jah, et elamegi matkabussiga 2 kuud Alpides ja ronime erinevaid tippe. Aga mis teid võlub just Alpide juures? Miks te sinna lähete? Lähedal on. Okei. Mitte mingit sügavamat põhjust, lihtsalt see, et on lähedal. Ei, tegelikult väga ägedad tipud on ka, et ma isiklikult olen endale eesmärgiks võtnud ronida ära kõik Alpide 4000-sed. Neid on 82. Praegu on umbes 20 hakkab saama, et siuke tore eesmärk ja iga aasta on midagi teha. Ja need kõik tipud on nii põnevad ja kohati tehnilised, kohati vähetehnilised, et hästi palju valikut. Et see nii-öelda liivakast on väga suur. Mis on need lemmikud mäetipud? Võib siin välja tuua nii Alpides kui ka tegelikult ka kuskil mujal. Alpides vist on lihtsalt suurem kogemuste pagas, ma saan aru. Alpides on nii palju tegelikult teha. Et Mont Blanc on võib-olla mägi, mida kuulajad on kuulnud ja võib-olla ka Matterhorn on siuke tipp, mis sealt on teada. Aga üks Šveitsi giid ütles, et ta ei ole kunagi elus Alpidest väljas käinud ja tal on endiselt oleks teine eluaeg veel ronida siin kohti, kus ta ei ole käinud. Ja ta oli 80-aastane. Okei. Siis on tõesti palju seal käia. Ja, et seal on teha palju. Aga mis need ikkagi mingisugused, on seal mingid lemmikud välja kujunenud, et kuhu mõtled, et tahaks võib-olla veel minna? Ma ei tea, kas teil on see, et ikkagi käite mingites kohtades üha uuesti või iga kord lähetegi erinevasse kohta? Mul on küll see, et kui ma olen mingi tipu ära roninud, aga ma väga ei taha sinna tagasi minna, ma pigem tahaks kogu aeg midagi uut nagu ronida. Mul on riikidega niimoodi, mul on reisimisega lihtsalt üldiselt niimoodi. jah, aga mingitesse tippudesse ikka sattume uuesti, kas või see, et ronid mingi tippu ära, vaatad, et üliäge, teeks reisi sinna, et viiks sõbrad ka tippu, et siis on jälle selline teise dünaamikaga minek, et need on ka toredad hetked. Aga ma ei teagi, nii palju on neid tippe, mis on kuidagi südamesse jäänud, et ma isiklikult isegi ütleks, et Matterhorn oli üks põnevamaid tippe, mis ma olen siiamaani teinud, sest see kuidas ta jõudis minuni ja kuidas ma ronisin, oli nii teistmoodi, et ma tegelikult ei tahtnud seda ronima minna, sest mulle ei meeldi tipud, mis on ülipopulaarsed. Ma tahaks eemal hoida neist. Aga kuidagi nagu sõbrad läksid, mõtlesin, et okei, et et ma siis lähen ka, saab tehtud selle. Ja tegelikult see ronimine oli nii põnev, see oli nii lahe rada, hoopis nagu teistmoodi, et sa ei saagi mingi varem välja hütist, et sul on kella aja peale tehakse hüti uks lahti, see on nagu spordivõistluse start enam-vähem. Ja selline
hästi sportlik ja kogu aeg otsid rada ja siis kaotad raja ära. Mis hüti? Uks? Ühesõnaga, tipupäev, kui sa lähed tippu, siis algab sellest, et sa ööbid hütis, mis on selle mäe peal tipust madalamal ja siis sööd seal oma hommikusöögi ära, paned varustuse selga ja siis lähed sealt tippu ja siis tuled sinna tagasi. Et tavaliselt on niimoodi, et kui sa seal tipus, kui sa seal hütis ööbid, siis enam-vähem mingil ühel kellaajal on hommikusöök ja siis igaüks läheb nagu omas tempos välja. Aga Matterhornil, kuna seal on nii palju inimesi ja seda rada on raske leida, siis on tehtud reegel, et hüti uks on nagu lukus ja siis teatud kell tehakse lahti ja esimesena lastakse välja kogenud Šveitsi giidid, kes teavad, kus on tee. Et selline nagu natuke teistmoodi kui mujal. Väga huvitav. Et see oli väga põnev ronimine. Aga milline üldse peab olema mägedesse minekul ettevalmistus? Me võime rääkida siin nii füüsilises pooles kui ka nii-öelda materiaalsest ehk nendest asjadest, mis sul peavad olemas olema. Ma eeldan, et siin erineva raskusega mäed nõuavad erinevat, aga te saate siin natukene lihtsalt mõtiskleda neil teemadel. Võtame näiteks mingi Alpid hea lähedal, 4000 lumine tipp, pigem lihtne. Minu jaoks ei kõla üldse lihtsalt. Seal raskusastmed hakkavad kerge ja siis tuleb natuke raske, natuke rohkem raske ja niimoodi sõnaliselt ongi need raskusastmed, kuni viimane raskusaste on ekstreemselt raske. Et ekstreemselt raskeid marsruute Eestist ei ole keegi veel roninud. Ja et võtame siukse natuke raske marsruudi, et siis sinna oleks vaja kindlasti saapaid, mis on korraliku jäiga tallaga. Et jooksutoss ei sobi ja samamoodi ei sobi kergemad matkasaapad, mille tald on pehme. Sest lume peal me peame jalga panema kassid, mis on sellised 12 või 10 ogaga riistapuud, millega saab igale poole augud sisse torgata, aga nad jäise nõlva peal siis hoiavad sul pidamist. Ja pehme tallaga saabas lihtsalt läheb katki, kui need metallist orad sinna alla jõuga tõmmata. Ja selline saabas maksab suurusjärk 200–500 eurot. Siis pükstest, soojast pesust ja muudest riietest, et kui Eestis oled kütijoorus käinud jaheda ilmaga suusatamas ja need riided, mis selga paned, tegelikult need riided sobivad ka väga hästi. Et see ilm ei ole seal külmem, kui Eestis seista jahedal talvepäeval kuskil mererannas tuule käes, et külmemat ilma seal ei tulegi ette. Suvel just nagu? Suvel, jah. No talvel ka tegelikult väga palju külmemaks ei lähe, et eestlastena meil on see põhi on väga hea, et me teame täpselt, kuidas talvel riidesse panna ja selle tõttu eestlased üldiselt seal väga ei külmeta võrreldes lõunaeurooplastega. Ja tehnilise poole pealt kassid, need samad teravad asjad, kätte tuleb võtta kirka ja siis ronimisvöö jalga panna. See on trakside moodi asi, mille külge saab köit kinni siduda, et kuskilt kukkudes sa jääksid rippuma sinna. Ja kiiver kindlasti pähe, et kui me enne rääkisime nendest kukkuvatest kividest, et siis kui väiksemaid kivikesi kukub, see kiiver aitab päris hästi nende vastu. Ja siis prillid on ka hästi oluline asi, sest kõrgemal olles atmosfääri on vähem ja see tähendab seda, et UV-kiirgus on ka tugevam. Et kui päike särab ilusal päeval, siis lisaks sellele, et see päike sulle silma paistab, siis lume pealt kiirgab ka veel päike silma ja piisab ühest päevast ilma korralike päikseprillideta seal mägedes üleval olla, kui juba on silmakahjustus. Et kindlasti korralikud päikseprillid ka. Ja kogu see komplekt kokku saab umbes, ma arvan, 400 euroga osta või mingi 150 euroga rentida. Kui sa kirjeldasid kõike, siis ma mõtlesin, et see on mingi 1000 eurodes. Sa võid sinna nii ka minna, jah? Kuidas selle füüsilise ettevalmistusega on, et kui ma ei ole mingi üleliia sportlik, kas ma selle kergema mäe peale saan pilku hakata viskama, et tahaks sinna minna või peab ikka aasta aega korralikult treeni tegema enne? Ma pooldan seda, et kõik inimesed võiksid
elada aktiivset elustiili ja sellest tegelikult piisab täitsa hästi. No mis see tähendab, et 10 000 sammu päevas? Ausalt või? Okei, näiteks, ma seda nagu üldse ei arvestanud. See on juba pool võitu. Alustame sellest 10 000 sammu päevas, et kui me kujutame ette, tipupäev on võib-olla 14 või 16 tundi järjest kõndimist ja üleval seal kõndimine tähendab seda, et hapnikku on vähem ja see koormus on umbes sama nagu kerge sörk, et siis võiks ette kujutada seda, et päevaga umbes 50 kilomeetrit Eestis matkata, kui jaksad, siis ta jääb samasse auku raskuselt umbes. Aga mis on üldse selline suurim viga näiteks, mida tehakse sinna mägimatkale tulles, et teie kogemuse järgi näiteks? Mina olen palju näinud seda, et inimesed tegelikult ei kujuta ette, et sa lihtsalt kõnnid aeglase tempoga seal 4000 peal ja et kui raske see tegelikult kehal on. Et ta peab nii palju tööd tegema, seda hapnikku kätte saada ja kui sul ikkagi ei ole keha harjunud ütleme mingit kõrgemat pulssi hoidma pikemat aega, et siis sul lihtsalt on nii palju raskem. Et jah, sa saad hakkama, aga see võib olla sinu jaoks natukene ebameeldiv. Just see, et kõrgemat pulssi harjunud keha hoidma pikemat aega, et see 10 000 sammu on ülihea näide, et parim ettevalmistus ongi rahulik, aga hästi pikk trenn. Minnagi kõndida 10 kilomeetrit, veel panna seljakotti ka mõned kilod, paar veepudelit või midagi, et see selline väga lihtne trenn, mis tegelikult sinna annab organismile hea ettevalmistuse. Aga selle füüsiline vorm ei ole ainus, mis tegelikult takistuseks saab, et põhiline probleem on see, et inimesed ei ole vaimselt piisavalt tugevad, et selle raskusega hakkama saada. Et kui ei ole harjunud näiteks jooksma maratone, siis tegelikult aju ei kujuta ette seda, et kui raske füüsiliselt võib olla. Ja nüüd, kui Eestis minna ja tehagi mingi ernaretk või midagi sellist läbi, siis on neid madalpunktid, mis tekivad, kus tahaks alla anda ja tahaks siit ära minna ja tahaks lihtsalt koju oma voodisse nüüd pikali minna. Neid hetki tekib siin Eestis ka ja kui need hetked Eestis läbi kogeda, siis seal on juba ajul palju lihtsam hakkama saada sellega, et ma olen siin varem olnud ja mul on varem olnud veel raskem. Et nüüd ei olegi nii hull ju, ma tean, kui palju hullemaks saab minna. Et see aitab tegelikult. Ja ma võin täitsa kinnitada, et ma olen nii palju tippe roninud ja siiamaani vaimselt kõige raskem tipp, nagu eranditult kõige raskem, oli see esimene Mont Blanc, sest ma ei olnud valmis nagu vaimselt seda kõike vastu võtma. Pärast seda füüsiliselt on olnud raskemaid asju, aga iga kord ma mõtlen jälle sellele, et kas see nüüd on vaimselt ka raske? Mitte nii raske kui tookord. See on kuidagi enda lohutamine juba ka. Ja, sest sa tead, sa oled olnud seal olukorras varem, sa tead, et sa saad läbi sellest raskest olukorrast ja see annab järgmine kord sulle selle kindluse. Et sellepärast on oluline teha pikki ettevalmistavaid matku enne, kui tulla mägedesse. No ilmselgelt peab olema reisikindlustus, kui te lähete välismaale, kui te lähete mägedesse, aga siin ju vist tavaline reisikindlustus ei sobi, et siin peavad mingid lisariskid olema vist. Ja, nii ja naa. Eestis on üks hästi tore ettevõte Swedbank, mille kuldkaart annab ja selle piisava kindlustuse ja neil isegi on kindlustustingimustest välja toodud, et võib tulla sellisele grupireisile kaasa, nagu Kelly ja Kaarel teevad. Päriselt? Jaa, et Mont Blanci otsa ronimine läheb kindlustuse alla, on isegi tingimustest välja toodud. Ja välismaalt on võimalik ka seda kindlustust võtta. See tegelikult ei ole väga kallis. Et näiteks on võimalik Austria Alpiklubiga liituda, millega vist on enamus Eesti alpiniste liitunud ja see on 60 € aasta. Et lihtsalt maksad liikmemaksu 60 € ja siis sul on terveks aastaks see mägikindlustus olemas. Et see ei ole see deal breaker meil. See mägikindlustus tähendab seda, et kui sul on kaasas erivarustus, kassid, kirkad, köied ja sa oled teatud kõrgusest kõrgemal, et siis see tavakindlustus ei kehti enam seal, vaid siis sul ongi vaja seda eraldi mäekindlustust. See katab
kopteripääste, see katab katabki ühesõnaga pääste, kõik päästeolukorrad, mis sul võivad olla seal keerulistes oludes. Olete te ise vajanud niimoodi kindlustusabi või keegi teie grupis näiteks? Kellelgi on kopter järgi tulnud või? on küll, jah. Me oleme kutsunud ühe korra küll. Aga mis siis juhtus? Meil oli eelmine suvi üks reis, kus me olime terve grupiga sügavas gripis ja meil oli selline marsruut, et me 5 päeva jooksul ei saanud jalgsi ise alla tulla ja kõigil oli nagu enam-vähem see asi kontrollis paratsetamooli abil ja üks grupiliige siis kui me ööbisime 4500 peal, siis tal palavik läks nii kõrgeks, et meil oli vaja ta ruttu alla saada. Et see läks kuidagi hüppeliselt käest ära. Ja tuttavatel on veel olnud mingeid kopteri olukordi vaja läinud. Et töötab nii Swedbank, töötab Austria Alpiklubi, on järgi proovitud kõik. No nagu me siin oleme kuulnud selle viimase poole tunni jooksul, et see pole tavaliselt selline mõnus jalutuskäik, et seal on nii palju füüsilist pingutust, seal on vaimset pingutust. Kui palju see teie suhet mõjutab, et kas lähete seal tülli ka, sellepärast et on pingeolukord? Kuidas sellega on? No, nagu kõigis suhetes, siis mingi hetk ikka on madalseise alati, et kui keegi ütleb, et tal on nii ideaalne suhe, et tal ei ole ühtegi madalseisu olnud, siis ma arvan, et ta valetab mulle. Sa mõtled nüüd nagu... Üleüldiselt. Ma mõtlesin seal mäe osas. Aga meie suhe toimub selliselt, et kui me oleme pingeolukorras, siis me ei lähe tülli ja siis ei teki madalseise. Ja meil pigem on probleem siis, kui ei ole ees ootamas mingid eesmärkid, et siis tekivad mingid nääklemised võib-olla oma vahel rohkem. Ja. Selles pingeolukorras me oleme ülihea tiim alati just, võtame nagu kokku. Aga kui palju te olete näinud siis kõrvalt seda olukorda, et seda õnnelik paarikene tuleb, kõik armastus õitseb ja pärast ollakse lahkumineku äärel? Noh, ei pea just lahkumineku äärel olema, aga... See on grupijuhina oluline töö, et sa oskad lugeda enda gruppi. Ja ma olen isegi mõnikord tõstnud paarid eraldi köiskondadesse, et nad päev otsa ei näe üksteist, sest sütik on palju lühem paaridel oma vahel, et need karmid ütlemised tulevad ka kiiremini, et siis mõnikord tuleb lihtsalt paarid lahku panna, et nad tülli oma vahel ei läheks. Aga mis seal nagu juhtub, et ma ei tea, naine sajatab, et miks sa ei tõmba mind üles normaalselt või nagu mis juhtub? Ja, selline tavaline nääklemine võib mõnikord ette tulla, et mees on mingi, et mis sa põlvitad seal, lähme nüüd juba edasi. Või naine ütleb, et ma ei jõua ja siis mees paandab, jõuad küll ära vingu. Aga pigem väga ei ole olnud nagu need inimesed, kes meie reisidele saatavad, on alati ülitoredad ja hästi positiivse mõtteviisiga, et väga lõbus on alati reisidel olnud. Aga kui palju üldse omavahel saab rääkida või jaksad rääkida, kui sa seal ronid üles, et see ei ole ju selline mingi teen lihtsalt small talki terve päeva olukord ju? Sa väga ei saa rääkida, sest et kui sa oled köies, siis 2 inimese vahe on kusagil 10 meetrit, et sa ei jõua rääkida temaga. Pigem oled vaikuses, vaatad oma jalge ette, seda lumevälja ja kasse ja köit ja siis pausi ajal saad mõned sõnad vahetada ja tipus õnnesoovid. Et pigem siuke vaikne päev. Aga vestlused, mis seal üleval on, need on väga väärtuslikud. Et inimesed on ju nii vaimselt kui füüsiliselt läbi ja inimestel kaovad filtrid ära, et täiesti avatult võõrad inimesed räägivad oma mingitest lapsepõlve probleemidest ja mis iganes sügavad teemad, et lihtsalt ei ole filtreid, kõik avanevad. No, umbes sama nagu 2 vana sõpra 2-promillise joobega kuskil paari leti taga lahkavad oma suhtedraamat, siis seal 2 võõrast inimest on samamoodi vaimselt ja füüsiliselt nii väsinud, et väga avatult suudavad rääkida. Aga miks see nii on, et miks see juhtub, et kas see emotsioonid käivad nii üle ja selle pärast või mis? Jaa, see on ju tegelikult inimeste jaoks suur eluunistus, et käia kuskil niimoodi kõrgel, kuhu tavainimene ei saa minna, et see on üks pool ja teine pool on see ka, et sul ei ole energiat mingite filtrite hoidmiseks. Aga võib juhtuda ka sellist asja, et sa ei jõua sinna tippu või?
ja mõnikord on see, et kui lihtsalt ise ei jaksa, siis tuleb alla tagasi minna ja meil on juhtunud ka seda, et kogu grupiga tuleb alla tagasi minna. Et jah, tippu minek on hästi oluline ja hästi vahva, aga mägedes peab meeles hoidma, et kõige olulisem on elusana koju tagasi jõuda. Et alati võib järgmine päev või järgmine aasta tagasi minna uuesti proovima. Et mõnikord on ilm nii külm, mõnikord sa oled lumetormis, et võib igasuguseid asju seal üleval juhtuda, et siis pead lihtsalt otsustama, et ma tahan elusana alla jõuda, mitte et ma tahan tipus käia. Mis seal juhtus tol korral, kui te kogu grupiga alla tulite? See aasta käisime Gruusias Kaspeki mäetippu ronimas ja seal ilmaennustus ütles, et on ideaalne ilus päikseline ilm ja mingi hetk hakkas lund sadama, natuke kummaline oli. Ja siis mõtlesime, et läheb üle. Läksin vaikselt edasi. Läti üks tugevamaid ronijate gruppe oli meie ees ja siis me läksime nende järgi ja mingi hetk sealt Läti grupi juht tuleb minu juurde, et kuule, Kaarel, sa võid ise minna edasi, kui tahad, me ei saa minna, meil ei ole GPS-i. Me olime lumetormis juba vaikselt sees ja mitte midagi näha ei olnud. Ja siis ma võtsin enda GPS-i välja, vaatan, ei ole jah, et GPS on Vladikavkazis. Ja tuli välja, et piiriala ja Venemaa surus GPS-i maha. Et ja meil ei olnudki mingit päästerõngast, et me ei saa ei üles ega alla, mis me jäime ootama, et äkki läheb ilm paremaks. Ilm läks ainult hullemaks, ilmselgelt me ei lähe tippu siis enam, et kui meil ei ole GPS-i enam ja meil ei ole nähtavust enam. Ja siis vaikselt hakkasime samm-sammult alla tulema, niimoodi, et nähtavus oli 3 meetrit enda ette ja kõhutunde järgi vaikselt tuled alla ära. Õnneks mäel oli veel palju inimesi, et siis me kõik koondusime ja saime alla, et üks kohalik Gruusia giid teadis mäge nagu oma 5 sõrme ja juhatas meid alla. Aga mis teie grupi liikmed, oli see grupp või te kahekesi? Grupiga, jah. Aga mida siis grupi liikmed asjast arvasid? Et oli sellist arvamust, et ma olen maksnud, ma tahan sinna minna ja lähme ja mis iganes. Natuke oli küll osadel, aga ega see arusaam tuleb lumetormis päris kiiresti, et ma tahan ikkagi vist elusana koju oma naise juurde ka jõuda. Tagantjärele nagu alati, kui alla jõuad juba, siis nagu pigem kõik saavad aru, et see oli väga õige otsus, aga seal tollel hetkel alati on see mõte, aga äkki peaks minema, äkki õnnestub. Aga teil on ka veel või teie juba teil on nüüd piisavalt kainet mõistust juba selles osas? Pigem piisavalt kogemusi, et me saame aru, kui nüüd on juba nagu vaja minna ikkagi igal juhul. Et me ei ole sellised riskivõtjad, kui eriti ka, kui me kahekesi käime. Et grupiga eriti ei võtta riski, aga kahekesi ka me ikkagi hindame väga neid olusid. Eks ta kripeldama jääb ikka, sest seesama Kaspekil käik, me olime tipust 200 meetrit. Muidugi jääb kripeldama, aga sa tead, et lihtsalt see oli õige otsus alla tulla ja muud otsust seal ei olnudki. Kumbki teist enne ütles sellise lause, et üksinda mäkke minek on enesetapp, mis midagi taolist oli, et kahekesi on siis, ei ole või? Sa raputad pead, ei ole või? Ta on nii ja naa, oleneb mägedes selles mõttes, et liustiku peale üksinda minek, jah, ei ole üldse turvaline, aga kivised tipud, kui sa oled kogenud, kui sa oled tugev ja sa tead, mis sa teed, nagu ma ei ütleks, et see on enesetapp. Okei, aga ma lihtsalt tahtsin sellega seoses küsida seda, et kahekesi minna on okei, või peaks ikkagi olema, teie käete ju kahekesi ka, või on ikkagi võiks pigem olla natukene rohkem inimesi igaks juhuks? Oluline on see, et sa tead, mida sa teed. Mäed on ohtlikud, mägedes sureb inimesi, ja enamasti surevad need, kes alahindavad mägesid, et lõpuks mägedele jääb viimane sõna ja mäed ütlevad, et kas sa tuled sealt elusena tagasi, kas sa naudid seda või tuleb sulle kopter kutsuda või üldse laip alla tuua. Et võta gruppi keegi, kes teab, mida ta teeb ja siis on juba ohutu ja siis on ka okei kahekesi käia. Et lihtsalt liustiku peal on see kaetud lumeväli, kus saab läbi kukkuda, et sinna mitte üksi minna. Et oleme Kelliga kahekesi ka niimoodi käinud, et Kelli kukub kuskilt lumesillast läbi, jalad ripuvad õhus, all on 100 meetrit tühjust ja siis, aga
me oleme varem selles olukorras olnud, mul oli nii naljakas, ma võtsin telefoni välja, sain hea Instagrami video sealt. Mu abikaasa ripub siin põhimõtteliselt on väga ohtlik olukord, aga ma teen ühe Insta-video. Ei, mina ise teadsin, et seal ei ole midagi ohtlikku, et aga Kelly ei teadnud või? Ei no ma üritasin välja saada samal ajal sealt, ma olin veits kuri, et miks sa mind välja ei tõmba. Miks ma ise pean ronima? Trenni oli õppevideot vaja. Jaa, ei, selles mõttes see oli siuke naljaga, et tegelikult on okei käia kahekesi ka, kui me teame, mis me teeme ja hindame ohtu. Aga olete te reaalselt tundnud hirmu, et nüüd ma jään siia? Ma ei saa minema. Mis juhtus? Ja ma ükskord oleks surma saanud. Mis juhtus? Kõndisime Kivisel harjal teel tipu poole ja seal oli nagu kalju nukkide vahel oli lumeväljad ka või lüksed lumetäpikesed, aeg-ajalt astud lume peale, selle kivi peale, aga ma olin oma mõttes, ma nagu väga tollel hetkel ei süvenenud, kuhu ma astun, siis ma astusin lume peale, tuli välja, et seal ei olnud kivi all, siis ma lihtsalt astusin läbi sellest lumest ja ma hakkasin juba laskuma kuristikust alla. See kestis sükke sekund, kui ma laskusin, siis me olime köies, ma lihtsalt jäin köide pidama, et ma olin köies keskmine, ehk siis otsmised ilusti hoidsid kinni, ma lihtsalt natuke rippusin. Aga tolle 1 sekundi jooksul see jõudi päris palju asju läbi mõelda oma peas. Et see oli väga raputav, aga jumal tänatud, et me käime mägedes ohutult ja me olime köies tollel hetkel. Et ma kunagi ei alahinda köit enam pärast seda. Kaarel, sul on miskit juhtunud, kus sa oled mõelnud, et nüüd on kõik? Vahepeal on selliseid trikikaid kohti. See tunne, mida me kõik teame, et kui sa astud trepist alla ja siis sa arvad, et seal ei ole astet, aga seal on. Või vastupidi on ju, et sa astud nagu tühjusesse, et kui korra siuke jõnks käib läbi, et see on päris vastik ja seda jõnksu vahepeal ikka juhtub, et sa nagu haarad millestki kinni, see kivi tuleb ära. Aga muidu midagi sellist nagu ekstreemset aga ekstreemset midagi ei ole olnud, jah. Aga lõpetame selle podcasti sellisel positiivsel toonil, Läks veits morbiidseks ära. Mitte ei, ma ise küsisin, olgem ausad, et mis see unistus on, et kus tahaks ronida või kuhu minna veel? Mina tahan Lõuna-Ameerikat avastada. Ma just käisin tegelikult nüüd aasta alguses, sain oma esimese kogemuse 6000 meetri peal kätte. Boliivias mägi oli Huayna Potosi. Nüüd tahaks minna tagasi, Ecuadoris ronida, Peruus ronida, et seal on nii palju põnevaid tippe. Jälle täiesti uus suur liivakast, mida avastama hakata, et viia kõrgustesse. Ja kindlasti siis ka mingil hetkel jõuda 8000 peale. Kaarel, mis sinu unistused on? See eeldatud vastus Everest ei ole see vastus. Et vahva oleks mingit esmatõusu teha, käia kuskil, kus keegi ei ole veel käinud ja samamoodi Lõuna-Ameerikas Patagoonias on võimalik seda teha. Et seal on palju mägesid, mis on ronitavad, aga kus keegi ei ole veel käinud. Väga uhked eesmärgid, aitäh teile ja loodan, et kõik need unistused täituvad. Aitäh! Ja järgmine vaatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.